Nii, lugupeetavad komisjoni liikmed, mul on ettepanek sellel töönädalal jätkata seda arutelu, mis meil oli tegelikult ka loetud nädalat tagasi või 6 aega tagasi, mis oli siis rohepöörde tõukuvad Fit 55 paketist, millega siin on mitmeid muudatusi kaset leidmas või vähemalt initsiatiive, siis selle finantsmajanduslikku mõju hinnanguid, mis on nii keskvalitsusele, valitsussektorile kui ka eraettevõtetele. Ja vahepeal on ka ministeeriumid saatnud nii palju, kui neil seda on, siis Kliimaministeerium, Majandusministeerium, Rahandusministeerium, Maaelu Regionaalministeerium on saatnud ka oma tähelepanekuid endi pädevus alla kuuluvates või ütleme oma käsitlused endi pädevus alla kuuluvatest siis finantsmajanduslikest mõjudest. Osad materjalid peegeldavad siis valitsuse positsioone, mis olid siis selle Fit 55 väljatöötamisel, osad on siis vastavate eelnõude ja positsioonide sees sisalduvad siis ka oletatavad hinnangud, olgu Euroopa lõikes, mis on võetud komisjoni mõjuhinnangust või Eesti lõikes. Osad on siis ka lühikesed kokkuvõtted siis asjade seisukohta vastavate ministeeriumide poolest, et see oli niisugune ebaühtlaselt ministeeriumid lähendusid erinevad selle meetodil. Ettepanek on siis, meil on kutsutud Kliimaministeeriumi rohereformiga asekantsler proua Kristi Klaas ja Kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler härra Jaanus Uiga. Ja mul on ettepanek täna siis seda teemat arutada. Komisjoni liikmetel on vastutöötav, siis mul läkski alul võib-olla ettepanek, et äkki proua Klaas, teie annate oma vaates kogemusega inimesena ka Riigikantseleis selles vallas, annate tegelikult ülevaate, mis teie hinnangul on see see informatsioon, mis valitsuse käsutuses on selle rohepöörde finantsmajandusliku mõju kohta, ja oma lühikese ülevaate, et mis seisus me oleme praegu, et mis selle konsolideeritud maksumus siis on, ja siis härra Uiga oma vaates siis energeetika valdkonnas, mis on ka võib-olla erikaalult kõige suurema mõjuga finantsmajanduslikult Fit 55, annab oma vaate, siis me saaksime minna küsimuste ja tähelepanekute juurde. Kui see on vastuvõetav, siis proua Klaas, palun. Ja tere päevast, aitäh sissejuhatuse eest. Kui laiemalt rääkida sellest eesmärk 55 ettepanekust, siis laiemas pildis, mis on selle eesmärgi või selle ettepaneku eesmärk, on see, et igas siis eluvaldkonnas vähendada heidet, vähendada saastet selleks, et siis ühelt poolt inimestele pakkuda paremat elukeskkonda ja teiselt poolt siis ka tõugata tagant seda, mis siis võimaldaks ettevõtetel puhtaid tehnoloogiaid rohkem kasutusele võtta. Ja selle eesmärgist tõukuvalt on siis esitas komisjon ka see eesmärk 55 ettepanekute paketi ja nüüd tegelikult ka teise sammuna puhta tööstuse kokkuleppe, mis siis selle aasta veebruaris Euroopa Komisjon avaldas. Ja kui nüüd laiemalt siis vaadata, mida see endast tähendab, siis läbi ajaloo on selle heite vähendamise poole pealt vaadatud pidevalt energeetikasektori otsa, et energeetikasektor on see, kes neid suuri muutusi tegema peab, aga selle eesmärk 55 paketi puhul on läbiv mõte on see, et energeetika on oluline osa, aga neid muutusi siis tuleb ellu viia ka teistes eluvaldkondades. Ja kui laiemalt vaadata, siis laias pildis on 3 plokki, kus see mõju kõige suurem on. Et üks ongi kogu energia tootmine ja tööstus laiemalt, et Eesti spetsiifiliseks läheme kindlasti hiljem veel täpsemalt. Siis teine on selline suur transpordi infrastruktuur, mille arendamisel on võimalik siis võtta alternatiivseid sõidukeid ja alternatiivseid kütuseid kasutusele.
Ja kolmas suur plokk on hoonete valdkond, hoonete sektor, energiatõhusus, just läbi selle, et mida energiatõhusamad on meie hooned, on meie kodud, seda vähem siis tuleb ka energiakuludeks siis igakuisest sissetulekust kulutada. Ja kulude poole pealt ja muutuste poole pealt tuleb alati vaadata kahte poolt. Et üks on siis need investeeringud, mida muutuste elluviimiseks tuleb teha. Ja mis on seal oluline silmas pidada, on see, et kõiki neid investeeringuid ei tehtaks sellepärast, et on olemas eesmärk 55 pakett. Et need investeeringuid tehakse ka sellel eesmärgil, et mis oleks tehtud niikuinii, et energiaportfelli mitmekesistada, et kaasajastada elukeskkonda, et neid tehtaks nii või naa. Ja teine pool kuludel on see, mis siis tuleneb ka kliimamuutuste mõjust, nende muutustest ja sellest tulenevatest kahjudest. Et Euroopa kontekstis on need kahjud rohkem teada, aga Eesti kontekstis me ei oska võib-olla niivõrd hästi ka neid muutusi kahjudega igal hetkel alati seostada. Aga võib-olla siin näitena tuua Saksamaal aastal 2021 toimunud suured üleujutused, mille mõju oli rahaliselt 50 miljardit eurot, siis see annab aimu, millistest mahtudest me võime rääkida. Eesti kontekstis need muutused mõjutavad just siis näiteks, kas me vaatame põllumajandussektorit, vaatame metsandussektorit, et kui palju siis kui palju me peame juba mõtlema tänapäeval selle peale, et erinevaid põllukultuure kasutusele võtta, mis oleksid siis kliimakindlamad, et oma metsi majandada nii, et nad oleksid kliimakindlad ja millist hinnata ka juba siis seda, et millised kahjurid siis juba praegu rohkem levivad ja millest tulenevalt neid muutuste kahju meil siis rahakotti otseselt puudutab. Et alati tuleb siis nende kuludel vaadata kahte poolt. Ja ütleme majanduse poole pealt, ja kui me vaatame ettevõtteid, et siis ettevõtete perspektiivist, ettevõtte kulusid mõjutab suures pildis 4 suurt plokki. Üks on see, et kust tuleb elekter ja mis hinnaga. Teine on see, et kui energiatõhusad on hooned, kui palju me siis tegelikult energiakuludeks maksame. Kolmas, kuidas on korraldatud kogu logistikaettevõttes, millist transporti, millisel viisil see korraldatud on ja millised on sellega seonduvad kulud. Ja 4. ettevõtte jaoks on see, et milliseid ja kui palju ressursse kasutatakse. Kui palju vett, kui palju toormaterjali, kui palju tekib jäätmeid. Ehk et need on 4 plokki, mis ettevõtte jaoks on olulise tähtsusega ja need on ka need, mida tegelikult puudutab ka eesmärk 55 pakett. Aga need aspektid ei ole ettevõtte jaoks olulised ainult kliimaeesmärkide täitmise pärast, vaid laiemalt kulude kontrolli, kulude haldamise perspektiivist lähtuvalt. Ehk et veel korrates elekter, kust ta tuleb, kui energiatõhus ma olen, kuidas mu logistika on korraldatud ja milliseid ressursse ja kui palju ma kasutan, kas ma oskan neid tõhusalt kasutada või mitte. Ja iga ettevõtte sellest perspektiivist lähtudes neid muudatusi ka teeb, olenemata sellest, kas siis on eesmärk 55 pakett olemas või mitte. Nüüd kogu Euroopa Liidu kliimapoliitika loogika, eks ole, on see, et seatakse üle-euroopalised eesmärgid ja igale riigile antakse otsustusõigus selle eesmärgi sees, et kuidas on kõige mõistlikum sellele eesmärgini jõuda. Et iga riik on ikkagi erinev, iga riigi majanduse struktuur on erinev, iga riigi heite kust heide kõige rohkem tuleb, see on erinev, et iga riigil peab ja on õigus otsustada, kuidas siis on kõige mõistlikum viis nende eesmärkideni jõuda. Ja meie ühine ülesanne ongi Eestis
ja nagu igas teises liikmesriigis see kõige sobivaim liis leida ja otsustada, kuidas me sinna liigume. Siin sissejuhatavat lõpetan, aitäh. Aitäh ja ma annaksin sõna härra Uigale. Tere kõigile ka minu poolt. Aitäh kutse eest, hea meelega osalen ja vastan küsimustele ja ka selgitan. Et see FIT 55 nüüd Kristi Klaas hakkab täpsustada, et mis aastal see tuli, et me ilmselt me juba räägime kaugematest perspektiividest 2040 eesmärkidest, et kui see 2030 vaates, ehk siis see seab Euroopa Liidu tasandil need 2030 vaate eesmärgid, kui see tuli, et siis energeetika vaates seal nii palju midagi uut ei tulnud, et pigem ta seadis täpsemaid sihte ja suundi teistele valdkondadele, sest energeetikas niinimetatud emissioonikaubanduse süsteem, ETS-süsteem oli juba varasemalt toimimas ja selle läbi siis Eestis suur osa CO2 heitkoguste vähenemist energeetikasektoris on toimunud. Et siis meie energeetikaplaanid on ju seotud sellega, et kuidas meie energiasüsteemi moderniseerida ja tagada nii, et meil oleks kohalikku konkurentsivõimelist tootmist. Et sellepärast me olemegi taastuvenergiaga toimetanud, on biomassi koostootmisjaamad tekkinud kohtadesse, enamikse kohtadesse, kuhu saab. Päikseparke on kõvasti rajatud ja tuuleparke eelmine aasta tuli juurde. Neid võiks alati rohkem olla, aga see on see pilt, millega me oleme töötanud, et tagada, et meie energiasüsteem oleks igal ajahetkel tulevikukindlam või tulevikukindlam ja vaadata siis, mis need muud trendid on, mis tulevad, et kui meil on täiendavad regulatsioonid või normid, mis siis tulevad kas siis keskkonnanõuetest Eestis või Euroopa Liidus, siis nendega tuleb arvestada, kui on trendid, on investeeringuid, mida on võimalik rahastada paremini välismaiste või siseriiklike rahastusallikate abil, siis nendega tuleb arvestada ja tagada, et meie energiasüsteem tervikuna toimiks ja oleks meil kohalikku tootmist, oleks meil piisavalt välisühendusi ning loomulikult, et inimestele ja ettevõtetele oleks ka nii soodne kui võimalik see hind just lõpphinna kontekstis. Nüüd 2025. aastaks või 2025. kõige uuemad andmed 2023 just vaatasin üle, et energeetiksektor, kui kunagi ammustel aegadel moodustas valdava enamiku meie heitmetest, siis nüüd on 29% langenud see. Ja 23, 24, 25 emissioonid veel vähenevad, et meil põlevkivi elekter turupõhiselt väga vähestel tundidel, nagu siin varasemates aruteludes on ka Eesti Energiagrupi erinevad juhatuse liikmed rääkinud, ei pääse turule, ehk siis need emissioonid langevad veelgi ja siis energeetika osatähtsus meie heitkogustest väheneb. Mujal maailmas või väga paljudes riikides ongi nii, et energeetika mitte ei olegi see esimene, vaid on näiteks transport. Aga eks me siis tegeleme nende sektoritega järge mööda. Et lühidalt minu poolt kõik. Aitäh, aga lähme siis küsimuste juurde, eks ole, proovime veidikene selgust. Et mul on nüüd küsimus selle kohta alul, et kui 2021. aastal teile, proua Klaas, ma arvan enne kõik, et valitsus kujundas positsioonid FIT 55 paketi osas, siis üks dokument, mis on komisjonile kättesaadavaks tehtud, puudutab siis Eesti seisukohad Euroopa Liidu eesmärk 55 kasvukonnaga, tähendab, see puudutab siis teatud osa FIT 55 paketist. Aga mis on põhilised, see on siis heitkoguste ühikutega kauplemissüsteemi muutmine, LULUCF, lennundus, metsandus, maakasutus ja sõiduautod ja väiksed tarbesõidukid. Merendus on väljas ja mõned muud valdkonnad veel. Et mis siis tegelikult, et saada aru tervikuna, sest siin on tegelikkuses üks asi, millele viidatakse läbivalt valitsuse materjalides, et aluseks on siis SEI 2019. aasta analüüs, nii-öelda selle rohepöörde maksumuse kohta tervikuna, pärast seda tuli välja, eks ole, FIT 55 juba detailsemate ettepanekutega, et aru saada nüüd sellest dünaamikast, et 21. aasta
valitsuse positsioonid, mis nägid ette teatud valitsuse investeeringuid ja erasektori investeeringuvajaduse puhul tuleb nentida, et erasektori mõjud, mis 21. aasta valitsuse positsioonis oli, mida Kliimaministeerium saatis ka meil ilusti lisana 1, on nenditud, et tõenäoliselt suures osas valdkonnas väheneb ärikasum. See tähendab siis nendes ettevõtetes, mis peavad oma tegevust seoses trajektooridega heitmeneutraalsuse suunas liikumisel kokku tõmbama. Et kui palju siis 21. aasta teadmise põhjal, proua Klaas, te oskate öelda, et see finantsmajanduslik mõju koormusena avalikule sektorile on, mis see teadmine toona oli, ja kui palju tervikuna neid selle järgnesid nende eelnõude muutmised, ka mingid initsiatiivid, aga see dünaamika on arenenud, ütleme siis 48 kuu jooksul, kui palju see koormus praegu on? Ja raha hind on ka ajas muutunud, eks ole. Me võime eeldada, et raha hind on ajas muutunud, vähemalt viiendik, mis on üle-euroopalise inflatsiooni tasemega. Meil on endil siin olnud prognoosime aasta lõpuks 4 aasta puhul 45%. Ja aitäh küsimusest. Võib-olla paralleelis tooksin sinna juurde ka need mõjuhinnangud, mida on tehtud erinevate arengukavade raames, mis tegelikult kogu selle eesmärk 55 paketi mõjusid täiendavad. Et kui ma toon näiteks energiamajanduse arengukava koostamise, mille raames on tehtud väga palju erinevaid uuringuid, siis laiemas pildis me oleme alati vaadanud neid arengukavades tehtavaid analüüse täiendavatena sellena, mis siis nagu tervikuna analüüsiti. Ja üldiselt, mida saab, kui me vaatame üldse neid arenguid, mida kuni aastani 2050 ühes või teises riigis peab tegema, siis me suudame öelda, suudame nagu ette näha üsna hästi need suured infrastruktuuri investeeringud, mis tegelikult neid baasvajadusi katavad, et kui me räägime energia portfelli mitmekesisusest, kui me räägime näiteks transpordi infrastruktuuri investeeringutest, et need on need investeeringud, mis on tegelikult aluseks sellele, et selle pinnale saavad ettevõtted teha oma järgmisi investeeringuid. Võib-olla siin transpordi valdkonna näide selles mõttes ongi hea, et kui laiemalt, eks ju, kogu näiteks elektrilaatimistaristu investeeringuid tehakse kogu riigis, siis see saab aluseks sellele, kas üldse ka ettevõtted liiguvad elektrisõidukite peale üle, sellepärast et nad ei teeks seda ilma selle baasinfrastruktuuri investeeringuta. Ja kui kulude poole pealt ettevõtte perspektiivist vaadata, siis meil on nüüd kliimakindla majanduse seaduse kontekstis need teadmised palju sügavamad, et kus me näeme seda, et kui kogu elukaart ettevõtte vaatab oma logistika planeerimisel, siis tal on kasulik minna üle elektrisõidukitele, sest ta summa summarum auto hoolduse ja ülalpidamise puhul tekib see hinnavõit, aga ta saab teha seda siis, kui baasinfrastruktuuri investeeringud on ka riigi poolt laiemalt tehtud. Ehk et võib-olla näidetena veel tuua, siin härra Reinsalu tõi välja ka heitkogustega kauplemise süsteemi, kus on siis toodud see, et ettevõtte see viis, kuidas äri teha ja mis toob kasumit, muutub just selle heitkoguste kauplemissüsteemi tõttu. Ja kui me nüüd riigina mõtleme, et mida me siis tegelikult ühiskonnana tahame, et me ühiskonnana tahame seda, et meie maavarasid võimalikult palju väärindatakse ja see, et sellest väärindamisest saadav tulu jääks meile siia koha peale. Ehk et selle heite vähendamise kõrval siis samad ettevõtted, kellele siis ka heitkogustega kauplemissüsteem kohaldub, tahest tahtmata mõtlevad selle peale, et kuidas nende äri perspektiivis oleks jätkusuutlikum ka 10, 20 ja 30 aasta pärast. Sest et ainult see, mis toimub Euroopa Liidus, tegelikult ei mõjuta nende äride kasumlikkust, vaid ka see, mis toimub Euroopa Liidust väljaspool. Et näiteks seesama heitkogustega kauplemissüsteem tuleb kindlasti koosmõjus vaadata sellega, mida näiteks Rahvusvaheline Merendusorganisatsioon
teeb seal, kuidas ta suunab puhtamate kütuste kasutuselevõtu poole, siis see paratamatult mõjutab seda, et kui palju meil on võimalik ka siin siis põlevkiviõli müüa selleks, et laevakütuseid kolmandates riikides toota ja kasutada saaks. Ehk et need kulud nii riigile kui ettevõtetele on väga mitmekihilised, aga ma tulen ikkagi jätkuvalt selle juurde tagasi, et ettevõtte enda perspektiivist lähtudes, mis teda mõjutab? Mõjutab elekter, kust see tuleb, palju see maksab, kas ta on puhas või mitte. Mõjutab see, et kas tema hooned on energiatõhusad. Mõjutab see, kuidas ta oma logistikat korraldab ja mõjutab see, kui palju ja mis ressursse ta kasutab. Ja neid investeeringud ta ei teeks sellepärast ainult, et on olemas eesmärk 55, vaid ta teeb ka neid investeeringuid sellepärast, et äris olla kasumlik ja kulusid alla tuua. Aitäh. Aitäh teile selle vastuse eest, aga ma nüüd liiguks numbrite maailma. Et kui palju siis, kui me Fit 55 heaks kiitmisel, meil oli tegelikult, milline siis, sest neid numbreid on väga erinevaid, ma pean tunnistama, need on numbrid peegeldusena ka erinevate valdkondade puhul, mis peegeldavad seda paketti. Palju me siis seda Fit 55 kogu paketi finantsmajanduslikku maksumust avalikule sektorile nägime 2021. aastal ja erasektorile finantsmajanduslikku koormust ja loomulikult tehes selle möönduse, mida teie ütlete, et päeva lõpuks olgu ta ükskõik mis tüüpi auto, et autost ikka on vaja, ostetakse, eks ole, et seda eraldi, see on omaette arbitraarne küsimus, kuidas seda lahutada siis, eks ole, just nimelt, et see on see rohepöörde mõju. Ja kui palju siis praeguse teadmisega meil siis on nende konkreetsete valdkondade lõikes, kas meil see tervikkäsitlus on olemas? Ja millele ja mis see nii-öelda kvantitatiivselt määratletuna siis oleks? Aitäh küsimuse eest. Et võib-olla korra see üldloogika veel sinna taha, et FIT ehk see eesmärk 55 paketi eesmärk oli paika panna Eesti seadusandlusesse üle võttes need Euroopa Liidu üldeesmärgid. Euroopa Liidu üldeesmärkide sees siis igale riigile nagu tulenevad need konkreetsed valikukohad, kuidas neid eesmärke ellu viia. Ja kui me eesmärk 55 paketi mõjusid hindasime, siis me suutsime seda hinnata üldmõjude tasandil just sellepärast, et konkreetselt, et kuidas me siis täpselt nende sektorite vahel need eesmärgid jaotuvad ja milline see Eestile kõige parem trajektoor on tegelikult see, mida kliimakindla majanduse seaduse raames tehakse. Et seal on see, kus täpselt, näiteks kui me vaatamegi eesmärk 55 puhul seatakse eesmärk tervikuna näiteks transpordi ja põllumajandussektorile vähendada heidet 24% aastaga 2005 võrreldes, aga tollel hetkel keegi Eestile ette ei kirjutanud, et kui palju siis täpselt peab tegema põllumajandussektoris ja kui palju täpselt peab tegema transpordisektoris. Nüüd see, et kuidas see jaotus siis erinevate valdkondade vahel on ja milliseid investeeringuid see eeldab, on tegelikult just see töö, mida kliimakindla majanduse seaduse koostamisel on tehtud ja kus on väga laialdaselt siis töörühmadega neid erinevaid mõistlikke alternatiive läbi arutatud ja jäetud kõrvale need, mis mõistlikud ei ole. Aga kui nüüd selle aastani 2021 tagasi minna, ja tegelikult aastani 2019, kui Euroopa Liit selle ettepaneku esitas, siis laiemas pildis Euroopa Liidu tasandil, kui kõiki liikmesriike tervikuna vaadata, siis hindas Euroopa Komisjon, et see hinnanguline kulu kõikide riikide peale tervikuna võiks olla kuskil 350 miljardit eurot. Ja tuues siis välja, et 3 valdkonda on need, kus need investeeringute summad või mahud on kõige suuremad. Esimene on energeetika, teine on energiatõhusu tõstmine ja 3. on siis transpordi infrastruktuuri investeeringud. Ja laiemas pildis, kui nüüd Eesti tasandile vaadata, siis need 3 suurt plokki on tegelikult need baasinvesteeringud, mis on ka Eestis
Eestis vaja teha ja nüüd ütleme seaduse koostamise käigus siis ka nii-öelda need mõjud ja valikud saavad siis täpselt ka läbi arutatud ja paika pandud. Nii et teie hinnangul, et ütleme varasemalt, kuhu me oleme jõudnud, on võimalik olnud hinnata ainult nii-öelda makrotasemel indikatiivselt, aga see, palju see rohepöörde maksumus on, see aastaks 2050 selle kliimaneutraalsuse eesmärk, see peaks tulenema kliimaseaduse uuenenud versioonist. Kas ma saan õieti aru, jah? Korra veel natuke täpsustan, et ütleme, kui me räägime koondmõjudest, eesmärk 55 paketi koondmõjudest, siis tõepoolest neid nii-öelda, et koondmõjudest minna detailsemaks, siis need mõjud hinnati tookord siis vastavalt siis iga konkreetse nii-öelda selle Euroopa Liidu ettepaneku põhjal, et kui me rääkisime seal energiatõhususe direktiivist või siis näiteks heitkogustega kauplemissüsteemi laiendamisest, et siis neid mõjusid hinnati nii-öelda detailselt iga selle erineva ettepaneku kaupa. Aga see, tõepoolest sellega ma olen nõus, et kliimakindla majanduse seaduse koostamise raames tegelikult meil tekib ja saab see tervikpilt olema, et kuidas siis tegelikult iga sektori kaupa see koondmõju Eestis võiks olla. Ja selge on see, et kui me vaatame aastani 2050, siis seal on ka sees kindel protsent määramatust, et kui me mõtleme kas või, ma ei tea, kui kas või 2040-ndani vaadata, seal on 15 aastat, et kui palju me siis tegelikult teame, mis 15 aasta pärast, mis tehnoloogilised võimalused meil täpselt on, millises olukorras me täpselt oleme, me tõenäoliselt niivõrd täpselt ette öelda ei oska, samamoodi nagu me aastal 2010 ei osanud täpselt ette näha, mis aastal 2025 saama hakkab, et kõiki elemente ei osanud ette näha, aga jah, et ma ütleks, et selle seaduse koostamise käigus meil on päris hea üldpilt. Nii, härra Võrklaev. Ja aitäh, ma tahaks aru saada, et me ajame siin või esimese ajab vist mingit numbrit nagu taga, et koondmõju ilmselt siis nagu kuluvaates on see või ma tahakski teada, et kas me ajame mingit kulu taga või teistpidi, et kellele on ta siis kulu ja kellele tulu, et kui me nüüd võtamegi mingisuguse lihtsama ringi, et te olete ka korduvalt öelnud, näiteks energiatõhusus hoonetes on suur probleem, üks suurimaid väljakutseid. Et kui me võtame nüüd selle CO2 süsteemi, on ju, seda teatud energiaettevõtted maksavad, CO2 süsteemi laiendamine, mis on praegu arutelul, kas edasi lükata või mitte, seal oli vastas mingi sotsiaalne pakett, mis pidi jälle tooma raha tagasi, et näiteks neid maju korda teha, ehk et lihtsustatult, et jah, keegi maksab CO2 tasu, riik võtab see CO2 tasu, suunab selle kortermaja renoveerimisse, seal saab rida inimesi tööd ehitusvaldkonnas, kes toodab materjali, kes seda ehitab seal, siis nad saavad palka, see raha läheb majandusse, Eesti ettevõte saab tööd, saab rikkamaks, inimese energiakulu väheneb, sellepärast et maja on renoveeritud ja läheb elu paremaks, saab endale paremad elamistingimused, see on selline, võib ka rahas mõõta, et kui sul on paremad elutingimused, siis on võib-olla tuju parem, oled tootlikum ja nii edasi, aga puhtalt inimlikult on ta positiivne. Et ma tahaks aru saada, et mis rahanumbrit me siin taga ajame, et me võtame Euroopa Liidu vahendid, et suur osa tänu sellele, et meil ongi see poliitika, et me teeme siis, eks ju, tegeleme energiatõhususega, parandame avalikke hooneid, kortermaju, ettevõtetes energiatõhususega, et jällegi see raha tuleb meile sisse, meie ettevõtted saavad seda kasutada, saavad töökohti luua, palka maksta, inimesed ostavad selle palga eest süüa, piimatootja saab toota. Et kas see koondmõju juba sisaldab kõike seda positiivset efekti ka või mis numbrit me siin taga ajame täpselt, et kas keegi oskab selgitada? Ühtepidi klaasile, et kas ma eksin, et see kõik et me peame vaatama seda positiivset efekti, teine on võib-olla esimehel, et kas me vaatame ainult kulunumbrit või kelle jaoks on see kulu ja kelle jaoks tulu, et kuna me oleme ka Euroopa Liidus raha saajad, siis on see meile tulu või ütleme kas või Rail Baltic, on ju,
et mis see 80-85% tuleb raha Euroopast, Euroopas oleme ka on ju meie, aga raha vaates oleme me seal nii-öelda plusspoolel. Noh, need traktorid iga päev sõidavad, Raevallast läheb see läbi, iga päev näen, on ju, mehed teevad tööd, naised teevad tööd, saavad raha, viivad selle poodi, osa tuleb maksudeks, et noh, elu käib, majandus nii-öelda kasvab, on ju, et seal nagu suur tulupool minu meelest või toome mõned ettevõtjad, et ministri ajal sai külastatud Hiiumaal, oli üks plastiettevõte, eks ju, tootis seal pistikuid väljapoole tänu sellele, et ta oli enda tootmisi viinud nõuete kohaseks, olid temal ABB ja teised suured nii-öelda peatöövõtjad, seal on ju sama Viljandi raamatuettevõte, et lööb Euroopas laineid sellepärast, et on viinud oma tootmise siis keskkonnanõutele vastavaks, naaberriikides konkurendid, kes seda teinud pole, noh, neid enam ei tellita, on ju. Nii, proua Klaasen, võib-olla repliik, jah? Ja aitäh küsimuse eest. Tõepoolest, et kui me suuname raha siis nende investeeringute tegemiseks, mis on vaja selle eesmärk 55 tegemiseks, siis ta on nagu raha nagu iga teine, mis majandusse läheb. Et ta loob töökohti, toetab tarbimist ja kui siis hästi läheb, eks ju, mida me tahame ka siis, kuhu me tahame nügida, on see, et ta tõstaks tootlikkust ja lisandväärtuse kasvu, eks ju. Mis siis eristab nagu selgelt neid investeeringuid nagu tavalistest investeeringutest, on see, et need investeeringutel on ka lisapositiivne mõju, et nad tihti siis toovad kaasa selle, et väiksem negatiivne mõju on inimeste tervisele, väiksem negatiivne mõju on ka keskkonnale, aga ta on raha nagu iga teine, mis majandusse suunatakse. Ja ma toon võib-olla ka mõned numbrid, näiteks ka juba nende riigi poolsete investeeringute puhul välja, et kui nüüd vaadata perioodi 2021 kuni 2027, et kui palju siis nende kliimasõbralike ja keskkonnasõbralikesse investeeringutesse on raha suunatud, siis on kokku olnud ligikaudu 4,8 miljardit eurot ja see raha suunamine siis jätkuvalt käib. Ja kui ma vaatan neid valdkondi, kus on kõige enam raha suunatud, siis näiteks hoonete energiatõhusus ongi üks kõige suuremaid, kus on suunatud ligi, isegi ümardades, 900 miljonit eurot. Transport ja liikuvus, siis järgmisena tuleb sealt ligi ka 900 miljoni euroga. Nii et neid, mis puudutab investeeringuid, mis on tehtud siis struktuuritoetustest, heitkogustega kauplemissüsteemi vahenditest, ka keskkonnatasudest, mis kõik laekuvad, et siis laias pildis see sellise summa kokku annab. Ja tõepoolest seetõttu kogu kulu nagu üks-ühele välja toomine ongi väga keeruline, sest see kulu ei võrda ainult kulu, vaid kulu on teistpidi ka tulu ja need investeeringud, mida tehtaks nendesse valdkondadesse nii või naa. Aitäh. Nii, siis on meil edasi proua Poolamets ja härra Allas. Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Proua Klaas, te tõite oma sissejuhatuses välja kohutava näite Saksamaa põhjal, kus toimus üleujutus. Et kas teil ka selle arvutuste taustal on ka see tulem, teistmoodi tulem, et kui palju siis on nende pingutuste mõjul vähenenud see kliima soojenemine, vaadates seda CO2 emissiooni vähendamist ja teisest küljest, kas meil Eestis me teame, et väga suure kliimajalajälje tekitab meil just kütmine. Et kas on ka selliseid arvutusi, et kui tõesti Eestis see kliima soojeneb 1 kraadi võrra keskmiselt, et kui palju see omajagu siis neid CO2 emissiooni vähendab? Aitäh. Jah, aitäh küsimuse eest. Euroopa Keskkonnaagentuur laiemas pildis jälgib pidevalt seda, et kuhu suunas siis Euroopa
kliima liigub ja millised riskid sellega kaasneda võivad. Ja viimases raportis, mis siis eelmise aasta lõpus avalikustati, seal tuuakse välja 36 erinevat riski, siis mis tulenevalt erinevatest piirkondadest võivad realiseeruda suuremal või väiksemal määral. Ja see sõltub siis väga palju sellest, et kas asutakse Põhja-Euroopas, Kesk-Euroopas või Lõuna-Euroopas. Miks on meil oluline nagu tervikuna vaadata, on just see, et kui näiteks Lõuna-Euroopas põudade arv või põuaperioodi pikkus pikeneb, siis see toob kaasa selle, et toidu tootmine nendes riikides langeb. Ja mis tähendab see, et ta seab suurema surve siis teistele riikidele toidu tootmise perspektiivist lähtudes. Ehk et kui me neid kogu mõjusid vaatame, siis me vaatamegi siis globaalselt tegelikult tervikuna, sest üks käsi mõjutab teist. Nüüd need investeeringud, mida tehakse, neid tehakse pikas perspektiivis. Ehk et kliimas ei saa vaadata mõjusid, et kui me investeerime aastal 2021, et kas siis kliima on aastal 2025 aastal parem või mitte, et me teeme seda 2050 ja 2100 aasta perspektiivis. Selleks, et kuidas pikaajalisi kliimamuutusi ära hoida. Ja mida meie piirkonna riskid just näitavad siis riski üleujutuste tekkeks, näitavad põuaperioodi ekstreemse kõrge, meie piirkonnal kõrge temperatuuriga päevade arvu tõusmist, uute kahjurite tulekut ja siis mõjusid ka inimtervisele. Et need on võib-olla need kõige suuremad. Et nüüd see, et kui Saksamaa oma investeeringuid teeb, et seda ei saagi siis riigipiiri kontekstis vaadata, et seda siis vaadataksegi sellise pikaajalise mõjuga siis aastakümneteks ette. Aitäh. Aitäh, härra Allas. Siis härra Tamm. Aitäh. Et siin põgusalt juba oli juttu, et nüüd on juba tükk aega Eestis ka kaubeldud CO2 kvoodiga, teatud ettevõtted on seda soetanud. Et kas on Eesti riigil on ülevaade olemas, et kuhu see nii ütelda meie ettevõtete poolt ostetud täiendav CO2 tasu on läinud, mis valdkondades ja kui täpselt seda oleks võimalik saada, et võib-olla kui täna ei ole siin, et võib-olla on hiljem järgi võimalik saada, aitäh. Ja aitäh. Meil on olemas väga täpne ülevaade sellest, et kuhu valdkondadesse, millistesse investeeringutesse seda heitkoguste kauplemissüsteemi tulu suunatakse, et ma saan pärast saata ka sellise täpsema ülevaate selle kohta, aga ütleme, et laias pildis ongi hoonete energiatõhusus, transport ja liikuvus, mille hulgas on siis näiteks ongi korterelamute rekonstrueerimine siis erinevates Eesti piirkondades, sisaldab siis transpordi poole pealt näiteks erinevaid biometaani tootmise võimekuse arendamist ja kasutuselevõttu, samamoodi raudtee elektrifitseerimist, Rail Balticu rajamist, energeetikas näiteks kogu meretuuleenergia eeluuringute tegemist, samamoodi ka detailsemalt rääkides reoveesoojuse taaskasutust, samamoodi erinevate võrguühenduste rajamist, et see palett nendest investeeringutest on päris lai ja see heitkogustega kauplemise süsteemi loogika on selles, et ettevõtted, kes vähendavad oma negatiivset keskkonnamõju, peavad ostma vähem neid heitkoguste kauplemise ühikuid. See on see mehhanism, mis ettevõtte sees motiveeriks neid investeeringuid siis, või leidma puhtamaid tootmisviise. Ja teisest küljest siis, kui heitkogustega kauplemissüsteemist neid vahendeid laekub, et need siis suunataks just nendesse meetmetesse, mis aitavad seda süsteemset muutust siis erinevates valdkondades esile kutsuda, nii et tegemist on äärmiselt kasuliku rahastusmehhanismiga. Aitäh.
härra Tamm. Ja aitäh. Liikumine väiksema CO2 emissiooni poole on kindlasti üks igavesti positiivne tegevus, eriti kui see emissioon tuleb fossiilsetest materjalidest. Aga kas on tehtud ka selliseid uuringuid, et mis näitavad, et küsimus on selles, kuidas me liigume. Et kui see liikumine, kuidas see mõjub, sotsiaalmajanduslik mõju, kui palju töökohti tuleb juurde, kui palju kaob ära. Et kui me vaatame nagu summaarselt kõike kokku, siis võib olla suhteliselt sarnane number ja justkui midagi hullu ei juhtugi. Aga te olete ka sektori põhiselt teinud, sest et majanduse vaates on ju väga suur vahe, et kas töötaja kaevandab põlevkivi, sealt tuleb põlevkiviõli, mis läheb ekspordiks ja teistel ülejäänud inimestele elektrit ja kuidagi halvustamata ja teisel pool on siis sama suur hulk keskkonnakaitsjaid või mõnda muud sellist kontrollifunktsiooni omavaid ametnikke, et siis suures pildis annab sama tulemuse, aga nagu reaalmajanduses on see nagu täiesti totaalselt erinev. Üks on kulu, üks on tulu, lihtsalt selles mõttes. Jah. Me peamegi vaatama tervikuna selles mõttes, et kui me näiteks ka kliimakindla majanduse seaduse kontekstis, võib-olla see hea näide on tuua ka seesama tööstuse näide, et Eesti tööstusheitest 75% tulebki põlevkivisektorist. Ja kui mõelda, et ütleme, üks osa on elektritootmine, teine osa siis põlevkiviõli tootmine, millest läheb ütleme, üle 90% läheb ekspordiks, et mis on see tulu ja kasu siis Eesti riigile, et loomulikult riigieelarvesse tuleb tulusid, eks ju, aga tuleb ka keskkonnakahju, et peaksime suunama ka põlevkivi kasutust rohkem selle poole, et sealt oleks suurem lisandväärtust, kui siis põletamise teel seal põlevkivi praegu väärindatakse. Kui nüüd vaadata teisi sektoreid, siis täpselt samamoodi, et kui me vaatame näiteks ka puidusektorit, et siis seal täpselt samamoodi, ütleme, üks osa võrrandist on see, et me metsi kestlikult majandaksime, et meil metsi kaua jätkuks, aga teine pool on siis ka see, et ka neid tooted, mida siis puidust toodetakse, pakuksid võimalikult suurt lisandväärtust. Et tuleb vaadata iga sektori sisse, et siis spetsiifiliselt otsustada, mis meil Eesti riigile tervikuna siis kasulikum on, selleks, et siis ka rahvana suuremast lisandväärtusest siis kasu saada ja teisest küljest siis ka meie looduskeskkonda hoida. Aga meil on vist täpsustus. Tohib täpsustav küsimus lihtsalt, et kas te olete teinud selle analüüsi, et kui suures hulgas kaob selline nii-öelda tootev töö ja tootvad töötajad ja kui suures ulatuses me tekitame, nagu maksame palka kontrollifunktsiooni eest, näiteks, et need on erinevad tulud inimestele. Et kas te selle osa olete kuidagi välja arvutanud, ja mis see siis ütleb? Aitäh. Kui me nüüd laias pildis seda kontrollifunktsiooni, mõtleme, kas see mõte on laiemalt, eks ju, siis me nagu ei näe, et see ütleme, et see eesmärk 55 pakett ei eelda endast nagu laiemat kontrollifunktsiooni laienemist sellisel määral, millel oleks nagu meeletu mõju. Et pigem on see, et see eeldab asjade teistmoodi tegemist. Eks ju, et kui me mõtleme, ma ei tea, näiteks ka kohalike omavalitsuste peale, et kui kohalikud omavalitsused menetlevad planeeringuid, et see ei eelda, et nad peaksid võtma lisainimesi selleks juurde, et planeeringuid menetleda, vaid et neid planeeringuid, mida nad praegu on harjunud menetlema ühtemoodi, tuleb teadmisi tõsta selleks, et osata vaadata ka teisi aspekte selle juures, et kui need planeeringuid menetleda. Ehk et ma ei näe, et seal kontrollifunktsiooni märkimisväärne kasv seal kuidagi seal sees oleks. Et pigem on see, et kuidas me targemini oskaksime erinevates valdkondades toimetada nii, et see mõju oleks siis positiivne nii rahakotile kui keskkonnale kui inimesele. Härra Allasel on küsimus. Et
võib-olla sellega teemaga edasi minnes, küsimus ei olegi selles, on just see, et kuidas säilitada konkurents. Et kui palju selles kontekstis suudetakse teie arvates nagu Euroopa Liidus vaadata seda, et mingid protsessid suures plaanis on väga õiged, aga lihtsalt seda tempot peaks nagu muutma seoses, kas tulevad tehnoloogiad, ei tule tehnoloogiad, sest mingis seisus me peame nagu konkurentsis püsima, muidu vastasel juhul me ei suuda lihtsalt jääda majanduslikult olla jätkusuutlikud, et seda ka nagu vaadatakse üle, tehakse mingid korrektuurid, et kui loogiliselt arvutada, et üks on siis põlevkivist toodetud elekter ja millestki muust toodetud, et millal me, et võib-olla pisut rohkem nagu tehnoloogiatesse panustada eelnevalt ja seejärel siis hakata nagu kõvasti kärpima, et kas selline loogika ka on nendes aruteludes olnud või ei ole? Aitäh. Ja aitäh. See fookus on aruteludel väga selgelt juures. Et kui ma kas või võrdlen seda, mis aastal 2019, kui esitati roheleppe ettepanek, või siis nüüd aastal 2025, kui esitleti puhta tööstuse kokkulepet, siis ütleme, kliimaeesmärgid on seal sees mõlemal juhul. Aga puhta tööstuse kokkuleppel on see, et ühel pool mündil on kaks külge, et ühel pool on siis kliimaeesmärg ja teisel pool on see puhta tööstuse konkurentsivõime, et kuidas neid kahte koos siis saavutada. Ja kui me vaatamegi seda puhta tööstuse kokkulepet, siis üks tükk ettepanekust on see, et kuidas asju teha ka lihtsamini ja mõistlikumalt. Ja tõsi on see, et meie teadmised ka kogu aeg muutuvad paremaks, et kuidas asju teha nii, et ei oleks liiga suur koormus siis ettevõtetele või ka riigile endale. Ja Euroopa Komisjon on välja käinud eraldi sellise lihtsustamise paketi, et seal sees on näiteks, mis puudutab ettevõtete aruandlussüsteeme, süsiniku piirimeetme rakendamist, et kuidas me saame samasid eesmärke, aga nii, et see mõju oleks siis võimalikult halduskoormuse mõju oleks siis võimalikult väike. Ja ma arvan, et seda tulebki teha, sest meie teadmised ka kogu aeg muutuvad paremaks. Mis puudutab uusi tehnoloogiaid, siis seal need arutelud on ka väga selged selles suunas, mida me peame tegema, et need uued tehnoloogiad siis kiiremini turule tuleksid ja kuidas seda mõju siis seal tervikuna arvestada. Ja nüüd, mis puudutab neid 2040 Euroopa Liidu kliimaeesmärke, siis kuigi seda ettepanekut ei ole komisjoni poolt veel tulnud, aga seal väga selgelt on nagu fookus sellele, et kuidas me selle eesmärgi sisse nagu arvestame selle tüki, mida me veel ei tea. Nagu me rääkisime, et 15 aasta pärast me ei tea täpselt, mis meil on sellel hetkel olemas, mis ei ole. Et tõenäoliselt see liigub sinna poole, et mingisugune paindlikkus või mingisugune eeltingimused seal on selleks, et seda arvesse võtta. Aga jah, et me ei räägi kliimamuutustega tuleb tegeleda nii või naa, aga me räägime seda nagu pidevalt selles koosmõjus, et kuidas ta tervikuna siis ühiskonnale ja majandusele ellu viia selliselt, et ta oleks igatpidi kasulik. Aitäh. Nii, aitäh. Proua Ingerainen. Jaa, aitäh. Tahtsin küsida, et kas siin mõõdetakse mõju rahvatervisesse nagu tervikuna või siis mõõdetakse seda elukvaliteeti, et kumb see on ja kas see käib Eestis piirkonniti või seda võetakse terve Eesti peale? Ja aitäh, väga hea küsimus. Ütleme, et see oskust tervikuna rahvatervisele mõõta, ma arvan, on üsna veel tagasihoidlik. Osades riikides osatakse seda paremini teha, et kus suudetakse tuua need seosed välja näiteks, et kui me õhusaastet vähendame, et kui palju siis selle võrra inimesi vähem haigestub hingamisteede haigustesse, kui palju nad selle võrra võtavad vähem välja haiguslehti, kui palju väheneb kulu tööandjale. Et need analüüsi teeb päris hästi OECD, aga siis pigem OECD tasandil, et liikmesriikide tasandil ja paraku mida väiksem liikmesriik, seda vähem neid mõjusid osatakse arvestada. Küll aga mida siis Sotsiaalministeeriumi valdkonnas tehakse, on see, et kui meil on teada
kuumade ilmade tulemusena siis liigsuremus näiteks, et neid näitajaid me oskame siis üsna hästi seostada, aga jah, seda laiemat nii-öelda rahvatervise majanduslikku mõju, et seda me peame veel arendama. Aitäh, proua Klaas, mul on teile niisugune küsimus. Võrreldes aluseks ka selle Fit 55 puhul või nii-öelda kõrgem ambitsioonitaseme puhul siis 40%, tähendab 40 aastaks 90%, see on siis aluseks võetud 90. aasta emissioon. Kui palju on vähenenud Eesti 90. aastaga võrreldes siis emissioon protsentuaalselt? Jah, viimased inventuuri andmed näitavad, et Eestis on emissioon vähenenud 63% võrreldes aastaga 1990. Ja ütleme, et seal suurem osa siis sellest muutusest on energeetika valdkonnas. See, mis siis Jaanus enne ka heite poole pealt välja tõi. Ja ütleme, et need muutused, mis puudutavad transpordisektorit, põllumajandust, et seal neid muutusi ei ole tegelikult olnud võrreldes selle ajaga. Jah, et suurem osa on energeetikast. Aga minu küsimus on siis selline, et kui baaslähtealuseks, mis ka Pariisi kokkuleppel on võetud, on liikmesriikide tasemel 90. aasta tase. Seal, tõsi küll veidi väiksem on ambitsioon, eks ole, veel Pariisi leppes võrreldes, mida Euroopa Liit on võtnud, aga sellega. Aga miks siis Eesti selle Fit 55 puhul peab sellist nii-öelda pingutusloogikat tegema, et saavutada 30. aastaks 55% tase, kui me juba täna ehk 5 aastat enne 30. aastat ületame selle emissiooni vähendamise juba, te ütlesite, 8%-ga, kui ma tegin tehte, või 7%-ga, jah. Millest tuleneb see paradoks siis? Miks seda ei mõõdeta liikmesriikide kaupa, kus erinevatel liikmesriikidel on see koormus võrreldes 90. aasta tasemega väga erinev? Et kelle emissiooni me õigupoolest siin vähendame? Mida me oleme Euroopa Liidus kogu aeg teinud, mis on ka Riigikogu aruteludest meil pidevalt ka läbi käinud ja ongi väga õige, on see, et me peamegi toetuma sellele, et Eesti on oma heidet märkimisväärselt vähendanud, eks ju, et meil ongi energeetikasektoris need muudatused olnud need, mis seda heite vähendamist kaasa toovad. Euroopa Liidu selle üldise loogika on selline, et neid muutusi tuleks teha igas valdkonnas, selleks, et nii-öelda see null või see summa summarum aastal 2050 me jõuaksime selle heite ja sidumise tasakaaluni. Ehk et kui me teeme ainult energeetikas, siis see tähendab, et kuskil mujal neid muutusi ei tehta. Ja siis Euroopa Liidu õigusloome loogikast lähtudes on siis see eesmärk ära jaotatud erinevate valdkondade vahel, et kui palju peab tegema siis ka transport ja kui palju peab tegema põllumajandus ja kui palju peab siis, ma ei tea, metsanduse või maakasutuse sektoris tegema selleks, et see null kokku tuleks. Ja see loogika on see, et üldjuhul, et kui ühes sa teed rohkem, siis teises sa pead selle võrra tegema vähem, aga seal on nagu väga spetsiifika, siis milliste sektorite vahel seda tasakaalustamist teha saab. Energeetikasektoris heite vähendamine on olnud kiirem, võib-olla Jaanus saab isegi sealt sisu poolest rääkida, et mitmendal kohal me seal Euroopa Liidu kontekstis oleme, aga see on olnud ka need muutusi ei ole tehtud siis ainult heite vähendamisest tulenevalt, et seal on tehtud energiajulgeoleku tõstmiseks ja nii edasi, et mis siis tegelikult summa summarum peegelduvad ka lõpuks heite vähendamise protsentides. Aga jah, see on see loogika seal taga. Ma ei saanud vastust, andke andeks, et te saate seda mõttekäiku, et ainult mitte energeetikas ei tule vähendada, vaid kõik hõlmavad. Aga miks me siis selles loogikas peame vähendama, kui me täidame seda loogikat juba oluliselt rohkem, kui on see määr, mis on seatud nii-öelda nende siis üle-euroopalise normi alusel eesmärgiga 55%. Ja see ei ole suugi ju tegelikkuses, me räägime ju pea selles ühe lauaga löömisel, me räägime uutest maksudest, uutest piirangutest, uuest halduskoormuses, on tõesti, me jõuame nüansside juurde, aga et miks siis see niimoodi on, et liikmesriigi puhul, kes juba seda heidet on oluliselt rohkem vähendanud, võrreldes sellega, mis on eesmärk 30-ks, aga samas need, kelle jaoks negatiivsed, kelle jaoks vooruslikud, jätame selle hinnangu kõrvale, aga piirangud meile ühe laua kulatuvad.
Miks siis see ei ole nagu kvoot, millega me ei saaks kaubelda oma 8% teha sularahaks, piltlikult öeldes? Miks sinukest süsteemi meil ei ole? Kas see oleks mõistlik, proua Klaas? Hea küsimus. Mida, ütleme, kui me vaatame seda eesmärk 55 eesmärk üle Euroopa Liidu, siis ütleme, tõepoolest me teeme praegu, oleme vähendanud rohkem, kui Euroopa Liidu tervikeesmärk ette näeb, aga mida me ei ole teinud, me ei ole siis täitnud neid eesmärke, mis on siis nii-öelda selle 55 sees, mis puudutavad siis transporti või põllumajandust või metsandust või maakasutust. Et seal sees, kui me toon näiteks transpordisektori näite, et me peame tervikuna siis Eestis transpordi- ja põllumajandussektori peale tervikuna vähendama heidet 24%. See on nüüd võrreldes aastaga 2005. Euroopa Liidu kliimapoliitikas on palju erinevaid baasaasta numbreid. Ja transpordisektori heide meil pigem aasta-aastalt kogu aeg kasvab. Transpordiameti andmed näitavad, et kogu sellest heitest, ütleme, 55%, mis tuleb transpordisektorist, tuleb Tallinnast ja Harjumaalt. Ja seal siis valdavalt inimesed kasutavadki muude liikumisvahendite asemel isiklikku sõiduautot ja need sõidukilomeetrid aasta-aastalt kasvavad. Ja seal on vaja mõelda, et mis ta süsteemset muutus siis esile aitaks kutsuda, et seal need heite vähendamise poole liikuda. Aga mis puudutab siis nende heitkogustega kauplemise ühikuid ja nii-öelda raha teenimise võimalust, siis praeguses Euroopa Liidu süsteemis on see nii-öelda süsteemina sisse kirjutatud, et nendes sektorites, kus need eesmärgid laienevad riikidele, mitte siis ettevõtetele, et selle energeetikasektoris on heitkogustega kauplemissüsteemis on ettevõtted, eks ju, ja siis transpordis, põllumajandust ja siis maakasutust puudutab, seal on siis riiklikud eesmärgid. Ja seal siis riikide vahel hakkab toimuma see heitkogustega kauplemissüsteem, kus on siis võimalik riigina kas siis neid ühikuid müüa ja tulu teenida või siis neid ühikuid osta, kui need eesmärke ei täideta ja mis tähendab siis kulu riigieelarvel. Aitäh, mul on täpsustasin, härra Tamm, et mu küsimus ongi nüüd see, millest alustas härra Võrklaev, see oli väga õieti püstitud küsimus, et mida me siin taga ajame. Ja ma lugesin läbi need valitsuse positsioonid Euroopa Liidu õigusaktide kohta, need analüüsid, mis valitsuse käsutuses on. Ma pean tunnistama, et nendest ei joonistu välja tervikpilti. Palju Fit 55, ütleme 21. aasta seisuga, aga ka tänase seisuga me oleme heaks kiitnud ka, tõsi küll tingimuslikult, aga heaks kiitnud 24. aastal ülemineku, eks ole 90% veel üle Euroopalise tasemel Eesti valitsuse poolse positsiooniga, seda ei ole võimalik tuvastada. Ja ma ei tea, kas see on aetud meelega segaseks või on see teadmatusest tuleviku eest segaseks, aga ka erinevate õigusaktide puhul on ja nende positsioonide puhul, mis on selgelt ju regulatiivse mõjuga, mis siis on juba rakendunud või kaskaadina rakendumas, on valitsuse analüütilised järeldused ülimalt ebaühtlased. Ühtedes positsioonides, ma juhin tähelepanu, mis te tõite näite maanteetranspordi heite vähendamine, märgitakse, et seoses automaksuga, härra Võrklaev, me suudame vähendada aastal 2025 129,7 kilotonni CO2. Ma ei tea, kas me oleme juba kevadeks suutnud osaliselt kolmandiku saavutada. Teiseks, et seoses ummikumaksuga me vähendame 101,4 kilotonni CO2. See ilmselt seisab ees ummikumaksuga edestamine. Konkreetne näide, et 2026. aastal valitsus planeerib nende dokumentide järgi riiklikku investeeringut tselluloosi tehasele 700 miljonit eurot, millest ma eraldi võetuna kuulnudki ei ole. 700 miljonit eurot riigi investeering. Ja erasektori väidete puhul, palju mingi asi maksab või maksuma läheb, ma toon näite seesama kuulus alternatiivkütuste taristu, need laadimispunktid, kus on siin tagajalgadel kaupmehed, nõnda edasi. Seda nendib valitsuse positsioon. Sõiduautode laadmistaristu puhul on erasektor juba valmis ise investeerima. Ja kogu investeeringumaks on suurusjärgus 20 miljonit eurot. Kui täpne või pädev see on omaette küsimus. Sama küsimus, mis puudutab säästlike laevakütuste ettepaneku Fuel EU Maritime puhul. Ma loen ette, et mõjuanalüüsi kohaselt, tsiteerin, moodustab kütus ligi poole laevatranspordi kuludest, mis tähendab, et 2-3 korda kallima biokütuse kasutamisel jääb ettepaneku realiseerimisel mõju transpordi hinnale, mis on järeldus, tagasihoidlikumaks.
et väga niisugused formuleeringud, et erasektori halduskoormune, ütleme, võtame kogu sellel kaskaadil nendest õigusaktidest on halduskoormus. Mitte üheski õigusaktis ma ei näinud mõju halduskoormusele, ei avaliku sektori halduskoormusele ega erasektori halduskoormusele. See on eraldi võetud tähelepanek. Teine tähelepanek, et tegemist ei ole niisuguse õilsa rahaga või õilsate asjadega, millel ei ole hind. Kvantitatiivne hind rahas, mis puudutab vajadust investeeringuid finantsmajanduslikus loogikas teha, on loomulikult olemas nii avalikul sektoril kui erasektori puhul. Ja loomulikult on olemas neil ka investeeringu tagasipõrkemõju, mis tähendab siis vilkamat majandust, energiasäästu mingis valdkonnas siis mingeid muid sotsiaalmajanduslikke positiivseid mõjusid, et seda keegi ei eita. Mingis valdkonnas see tähendab ka kindlasti selle sektori vähenemist. Ma ei tea, LULUCF-i puhul me kõneleme 2%, 3% selle metsandussektori vähenemisest, see on arutelu koht, eks ole, mille üle me võime arutada, aga need on protsentides meie SKP-st vähenemine. Et kvantitatiivne analüüs peabki olema ühetaoline praegu selles. Meil ei ole 21. aastal, me oleme sellesse protsessi sisenenud, meil ei ole seda ühetaolist analüüsi. Selle aasta kevadel Eesti teatas, et ta olgugi, et 23 täidab juba täna, nagu me kuulsime, 22% ulatustest CO2 emissiooni heidet võrreldes 90. aastaga. Me taotleme 90% üle-euroopalise nende piirangute rakendamist 40. aastaks. Ka selle puhul ei ole analüüsi. Analüütiline tase, mis on kirjutatud Eesti valitsuse positsioonis, 90% heite vähendamist, kuidas saavutatakse 4 teravatti meletuule ja 4 teravatti maismaatuule hanget on kirjas valitsuse positsioonis. Ma ei tea, kus need tulevad, 4+4 teravatti. Et härra Tamm vaatab naerab. Aga et jällegi küsimus sellest, et läbisegi hõljuvad täiesti erinevad positsioonid, mis peaksid olema siis valitsuse analüütiline positsioon üksikute aktide tasemel. Tervikvaadet kahjuks nii-öelda kokku eraldi võetuna ei tule selles. Ja see on minu meelest väga tõsine probleem, mida on ju tunnistanud ka ettevõtlusorganisatsioonid. Et loomulikult on olemas objektiivne teadmatuse kategooria, mis puudutab tehnoloogia arengust, mis puudutab seda, et kas regulatsioonid võivad muutuda. Kahtlemata siin on ju algatus ka see CBAM-i puhul mingisuguseid leevendusi ette näha, aga tegelikkuses iseenesest me oleme olukorras, kus meil on minu meelest talumatu teadmatuse olukord. Ja nüüd on küsimus, et mille nimel see pingutus käib ja mida see tähendab meie konkurentsivõimeline, ütleme liikmesriigina või Euroopa kontinendina, Euroopa Liiduna, tervikuna, rahvusvahelises keskkonnas. See on omaette küsimus. Ja mul on proua Klaas küsimus, et kommenteerige võib-olla omalt poolt seda Tony Blairi instituudi analüüsi. See oleks väga huvitav komisjonile, mis nentis seda, et selline administratiivne CO2 emissiooni heite vaba eesmärk regulatiivselt, mis on seatud, ei ole teostatav ja ei ole realiseeritav. Et tegelikult tuleks ka kahtlemata ökoloogiliste kliimamuutuste küsimustega tegeleda teistsugusel moel. Ta kõneles CO2 heitme püüdmise tehnoloogia nii-öelda turu konkurentsivõimeliseks muutmisest. Ma ei tea, Klaas, kas te olete seda tema analüüsi näinud, et kindlasti oli tema analüüs põhines selles, et siis rajanes baasloogikal, mis põhines kliima soojenemise mitte eitamist, aga sellest, et selline regulatiivne käsitlus ei ole ei jätkusuutlik rahvusmajandus vaates ka planeedi teistes otsades toimuvad arenguid, kui ta ei ole ka lihtsalt mõistlik. Proua Klaas, kas teil selle Blairi instituudi analüüsiga on Kliimaministeeriumi tutvus, mis on nagu järeldus sellest? Ja aitäh, ma võib-olla alustan korra põgusalt kaugemalt, et see, et meil peab olema terviklikult arusaam, kuidas Eestile parimaid otsuseid teha ja palju mis on see mõju, seda on absoluutselt vaja. Ja see on ka see põhjus, miks kliimakindla majanduse seadust välja töötatakse. Ja see oli ka selle nii-öelda kogu aeg ka lähteülesanne olnud, on see, et me peame täpselt aru saama, mis valikud meil tegelikult laual on. Mis on siis meil mõistlik teha, mis tasub teha hiljem, kus meil on nii-öelda mõistlikum neid investeeringuid teha kiiremini, millised on need nii-öelda baasinvesteeringud, ilma millelt ei tule järgmiseid jätkuinvesteeringuid ja nii edasi. Selle pildi tegelikult kliimakindla majanduse seadus väga hästi annab ja annab ka need valikukohad, et kuidas siis erinevate võimaluste vahel valida.
Aga mis on oluline Euroopa Liidu seadusandluse poole pealt ka, ma igati pooldan seda, et oleksid direktiividel sees ka nii-öelda ülevaatamisklauslid ja ka meie enda kliimakindla majanduse seaduse puhul, kui me neid arutelusid Riigikogus peame, on oluline see, et meil oleks võimalus neid eesmärke teatud regulaarsusega üle vaadata, sellepärast et olud muutuvad, tehnoloogia muutub, kriisid on erinevad, mis võivad meid tabada ja me peame oma seadusandlust ka selliselt tegema, et me suudaksime nendele muutustele reageerida. Ja lõppkokkuvõttes siis valida Eestile kõige parem, kõige mõistlikum viis, kuidas seda teha. Mis puudutab Tony Blairi analüüsi, ma detailides kahjuks seda kommenteerida hetkel ei oska, aga ütleme, et alati tasub neid analüüse vaadata nagu tervikuna koosmõjus, et kui me vaatame ka siis neid analüüse, mida puhta tööstuse algatuse aluseks tehti, et kuidas Euroopa Liidu konkurentsivõimet tõsta, millised on need elemendid, mida me peame eelisarendama, kuidas tööstus uuesti Euroopasse tagasi tuua, kuidas liikuda puhta tööstuse suunas. Et kõiki neid tuleb vaadata tervikuna ja selge on see, et loomulikult need aastal 2050 ongi 25 aasta pärast paljusid asju me veel ei tea. Ja seetõttu ma tulen ikkagi tagasi selle juurde, et meil peab olema see paindlikkus, et me saame ka siis teatud regulaarsusega neid eesmärke korrigeerida ja üle vaadata. Nii, härra Tamm ja siis härra Allas. Aitäh. Mul on hea meel tõdeda, et see -63%, et minu teada on see Euroopas just kõige paremaid näitajaid, et mis olemas on või saadaval on, et kes on muutunud oma CO2 heidet nii palju väiksemaks. Et nüüd olukorras, kus meie nagu üldine seis CO2 emissiooni mõttes, julgeks küll öelda, et on niivõrd hea võrreldes kõikide teistega, oleks vist mõistlik mõelda nii, et me võtame ette ainult tegevusi, mis on Eesti riigile kasulikud. Ja neid nii-öelda kasulikke tegevusi CO2 emissiooni vähendamisel on ju väga mitmeid. Ja et kui lihtsalt mõned näited tuua, et ega siis biogaasi kasutamine transpordis ja küttes on nii kliimale hea kui Eesti inimestele hea kui ka mõistlik. Et minu arvates on ka väga mõistlik biogeense süsiniku oksüdeerimisprotsess. Läbi selle saada sooja ja elektrienergiat on ka väga mõistlik ja väga hea. Vähendab meie keskkonnajalajälge ja on meile majanduslik kasulik. Puidu kasutamine pikaajalistes toodetes on hea nii keskkonna mõttes kui majanduse mõttes, et võib-olla ja nii edasi. Et võib-olla meil oleks ikkagi mõistlik nüüd uue liberaalse ja parempoolse valitsuse targa juhtimise all liikuda selles suunas, et me vähendame edaspidi oma CO2 emissiooni mitte keeldude ja käskudega, vaid liigume sellel teel, kus me teeme mõistlikke asju, mis on head nii mitmeski mõttes, et kuidas ministeeriumist selline vaade ka tundub. Aitäh! Väga mõistlik selles mõttes, et kõiki poliitikaid peaks tegema sellest tulenevalt, et mis oleks mõistlik Eesti rahvale tervikuna ja kasulik Eesti rahvale tervikuna. Et kui me nüüd vaatame, ma tulen uuesti tagasi kliimakindla majanduse seaduse juurde, et seal ongi see kogu läbimõtestamise fookus ongi olnud sellel, et kuidas heite vähendamisega koos siis kasvatada seda lisandväärtust, kuidas Eesti rahvana paremale elujärjele jõuda ja kuidas seda teha sellisel viisil, et ta oleks mõistlik, eks ju, et sellega ma olen igatpidi nõus. Ja härra Allas. Mul on küll selline detail, aga seda tihti kohtudes valijatega küsitakse, aga puutub asjasse, ma ei tea, kumb teist vastab, aga eks te ise otsustage, et selles CO2 vähenemise või emissiooni vähenemise metoodika arvutuse kohta käib see, et kui me näiteks siin viimastel aastatel oleme tootnud energiat, elektrit näiteks 40–60% meie vajaminevast tarbest, ülejäänud oleme ostnud sisse, kas see mitte toodetud
energia ei lähe siis sinna arvutustesse, et tegelikult kuskil on näiteks gaasi põletatud. Näiteks Leedus või Lätis on tegelikult ju gaasi põletatud päris suures koguses, et kas seda võetakse siis riigi arvutustesse sisse või see ei puutu. Ja teine pool on siis see, et mida ka küsitakse, et kas gaasi põletamisel, no nii ütelda, fossiilse gaasi põletamisel arvutatakse ainult põlemise protsessist erituvat nii ütelda seda CO2 või tehakse seda koos selle transpordi ja kõige kuluga ja kokkupressimise ja nii ütelda kuumutumise ja jahutamise ja kõige peale ja veo peale, et kuidas see metoodika on, aitäh? Jaa, ma üldiselt räägin, et need CO2 arvutuspõhimõtted on väga detailsed ja Eesti Keskkonnaagentuur, kui me eksi iga-aastaselt neid aruandeid ja analüüsi teeb, et seal on põhjalikult kirjutatud ka lahti. Et ma nii süvitsi sellesse hingeellu ei ole läinud, et selline gaasi erinevad etapid nagu läbi käia, et aga seal on teatud eriheite tegurid, mis ka gaaskütustele seatakse, et seal on ju seal midagi laiemat arvesse võetakse, aga ma siin vastuse täpsemalt võlgu, äkki Kristi teab täpsustada või saada millem järgi. Minule teadaolevalt CO2 arvutustesse toimuvad riigipõhiselt, ehk siis imporditav elekter võetakse arvesse nulliga. Ja see, kui me toodame ise ekspordiks ja kui see on süsinikumahukas, siis see heide jääb meile. Et see on selline arvestuspõhimõte, mis on nii Euroopa Liidus kui globaalselt kasutatav. Kui me impordime Soomest, eks seal ongi see nulli ringi. Nii see on, et kui me ekspordime, siis jääb see meile ja kui impordime, siis on null. Et ega, mis nagu võiks panna mõtlema, et aga importides on palju parem, aga meil on ju oma tootmist ka vaja Eestis koha peal. Seda küll, seda ma mõtlesin ikkagi, et see on selline arvutus, mis kliimale nüüd küll ei kasulikult ega kahjulikult ei mõju. Seal eeldus on, et või praktika on ka see, et need riigid, kellelt me impordime, ka neil on oma eesmärgid. Me ju enam nüüd juba aastaid Baltikumis Eestis juba üle 10 aasta ei impordi riikidest, kes ei ole Euroopa Liidus elektrit. Nii, aga härra Tamm tegi üleskutse mitte tegeleda käskude ja keeldudega. Oli nii? Nii, niisugune mehe sõna. Küsimus on tõesti retooriline küsimus on sellest nimekirjast. Milline see õigusakt ei sisalda käsku ja keeldu kui raambaasi? Et nii-öelda küsimus on selles, et jah, turumajandus peaks toimima selle vahel, et mis on odavam, mis on mugavam tarbijale, mis on konkurentsivõimelisem tehnoloogilise arengu mõttes, uusi lahendusi pakkuv. Aga praegu selles mõttes, turumajandusega on nende plaanimajanduslikus loogikas, turumajandus on siit asetatud teisele korrusele, see probleem on. Kuid minu küsimus on nüüd härra Uiga teile, et võttes konkreetse näite, et meil on 23. aastal võeti vastu taastuvenergia direktiivi muudatused, mille puhul liikmesriigid peaksid need rakenduma 2 nädala pärast. See on 21. mail 2025. aastal. Milleks see nähakse ette siis taastuvenergia kandja osakaalu kasvatamise kütustes siis lisaks maismaatranspordile ka muudes transpordivaldkondades. Et milline on valitsuse positsioon selle akti osas, mis peaks olema juba nii-öelda jõustatav siis vastavalt selle FIT 55 plaanile 21. mail 2025? Jaa, taastuvenergia direktiiv, selle ülevõtmistähtaeg on tõepoolest 21. mail. Me päris õigeaegselt seda tervikmahus üle võtta ei jõua. Eelnõud Riigikogu menetluses ei ole. Me oleme kuna see on nii kompleksne ja just samal põhjusel, et leida Eestile parimat lahendust selles raamis, mis on Euroopa Liidus, mitte üksita Eesti poolt, vaid Euroopa Liidus kokku lepitud, et selles raamis parimat lahendust leida. Meil on see ülevõtmine jaotatud 2. Üks nendest eelnõudest on läbinud kõik muud kooskõlastused peale valitsuse oma, ehk siis tuleb Riigikokku loodetavasti juba kevadsessioonil, saab esimese lugemise ära teha. Teine, mis käsitleb transpordisektori taastuvenergia eesmärki spetsiifiliselt. Sellega me teeme siin veel tööd ja tahame jõuda
järgmise aasta esimeses pooles teie juurde just sellepärast, et me ei teeks rabistades ja võtaks üle direktiivi viisil, mis meile ei sobi. Et meil on väga intensiivsed ja pikad konsultatsioonid olnud turuosalistega just täpselt sellel teemal, et milline see eesmärk peaks olema transpordisektoris, kas taastuvenergia protsendipõhine või kasvuhoonegaaside heite vähendamise põhine. Et seal on vaja arvutada see väga põhjalikult läbi ja veenduda, et arvutused on õiged, et saada aru, kas ühel või teisel juhul on näiteks biometaanil teatud eelis ja selle võrra siis on seda parem, on ühte või teist lahendust parem kasutada. Lõplikku otsust ei ole tehtud, aga nüüd me oleme vähemalt need arvutused läbi käinud ka Euroopa Komisjoniga valideerinud, et seal on omad nüansid olnud juures. Et kui nüüd küsida, milline on valitsuse positsioon, ma peast neid direktiivi ettepaneku seisukohti ei tea. Lõpuks Euroopa Liidu liikmesriigid on selle vastava protseduuriga heaks kiitnud ja see direktiiv on meil ülevõtmiseks, et esimesel võimalusel me seda ka teeme. Meie vaates see taastuvenergia osatähtsus, ta muutus tegelikult lihtsamaks. Ainukene, ütleme, kui varem oli meil ka konkreetne taastuv elektri eesmärk seal direktiivis protsentuaalselt, siis nüüd jäi ainult selline konkreetne eesmärk liikmesriigi põhine jäi transpordisektori eesmärkidele ja ülejäänud läks siis sellise Euroopa Liidu ülese eesmärgi põhiseks, kuhu siis iga liikmesriik panustab. Ja Eestis on juba kaugküttes laialdaselt biomassi kasutamise abil on meil üsna kõrge selline taastuvenergia osatähtsuse määr, lisaks veel plaanid taastuv elektri vaates, et selline selle üldeesmärgi 42%, kui ma õigesti mäletan, energiasummaarist lõpptarbimisest 2030. aastaks Euroopa Liidu keskmisena, et sinna panustamine meile praegu teadaolevalt ja ka siis teadaolevate plaanide kohaselt probleeme ei oleks põhjustanud. Ma täpsustan siin, aga ma tulen selle juurde tagasi. See on nüüd sümptomaatiline näide, et meil valitsus ka selle elemendi puhul, mis oli see sama RED-süsteem, eks ole, see muutmine, mis oli osa Fit 55 paketist, selle kiitis heaks, eks ole. Selle puhul meil seda eraldi võetud mõjuanalüüsi, et me oleme juba nii-öelda regulatiivse, ütleme siis härra Tamme sõnastus, nii käsu kui keelu oleme võtnud. Ja nüüd me tegelikult ülevõtmise tähtaeg on 21. mai sellel aastal, eks ole, ma saan aru, et ja meil on tegelikult, me otsime siis nii-öelda mudelit, kust ma oletan, et see mõttekäik on võimalikult väikse koormusega meie ettevõttes, otsime seda nüüd nii-öelda aastaid pärast seda, kus me oleme nii-öelda poliitilise nõusoleku andnud sellele teadmatuses, palju selle niisugune tekkiv kulu siis eraldi võetuna on, sest kõigi nende transpordi kütuse valdkonna puhul ka valitsuse positsioon nentis 21. seda tuleb täiendavalt analüüsida. Ma ei tea, kas see praegu ongi see faas. Eks ole, proua Klaas ütles, kliimaseaduse puhul tuleb seda analüüsida ja võimalik, et see ongi siis see praegune olukord, kus me seda nii-öelda alles täiendavalt analüüsime, aga õigusakt on juba 2 aastat tagasi vastu võetud, eks ole. Ammugi veel poliitiline initsiatiiv, mis oli sellele antud siis Euroopa Nõukogu tasemel heakskiit. Et mu küsimus nüüd sellele on, et mis siis see koormus saab olema? Ütleme, kui me räägime praegu transpordikütustele selle lisandi laiendamise koormus, mis see siis saab olema selle kütuse hinnale? Kuna selles direktiivis ongi antud erinevad lähenemisvõimalused liikmesriigile, et tegemist ei ole otsekohalduva määrusega, on direktiiviga, siis tähendabki, et liikmesriik saab teha valiku, milline on tema vaates parim ja selle valiku osas me ei ole veel otsust teinud, me analüüsimegi koos turuosalistega, miks sellega aega läheb, ka ajast teadmine muutub, et me otsimegi lahendust, mis on Eestile tervikuna kasulikum. Et loomulikult, kui meil on taastuvenergia osatähtsuse kohustus, siis see tähendab teatavaid lisakulutusi kütusele, kas siis biolisandi ostmiseks või siis biometaani tootmiseks Eestis. Ja nüüd on küsimus, mis on meile kasulikum. Et seni me oleme väga suur osa enda taastuvenergia transpordisektori spetsiifilisest eesmärgist juba praegu täidamegi biometaaniga. Tänu sellele on Eestis biometaani tootmise turg käivitunud. Meil on üle 300 gigavatt-tunni tootmist, nüüd tuleb ka juurde, et me sellega asendamegi ju reaalselt seda sisse imporditavat fossiilset taastuv vedelkütust, mida me Eestis tegelikult ei tooda, aga biometaani toodame. Nii, härra Tamm.
Mõtlesin, et igaks juhul, kui te selle analüüsite, et ärge analüüsige, et biometaan on kindlasti kasulikum. Et ei ole mõtet väga vaeva näha. Aga küsimus oli see, et biomassist saab teadupärast 2 energiat, et üks on siis see soe, mida kõigil on vaja talvel, ja teine on elekter. Et on teil teada, et nende tootmisvõimsustel, et kui suures osas toodetakse ainult sooja, ja kui suures osas toodetakse sooja ja elektrienergiat koos. Ja mul isiklikult on selline tunne, et kui toodetakse ainult sooja, siis mingis mõttes on see natuke nagu kuritegelik, et laias laastus peaks tootma igal pool mõlemad koos. Jaa, lihtsalt repliigi korras eelmisele, et seda me teame, et biometaan on kasulik, töökohad jäävad meile, investeeringud jäävad meile. Et see küsimus on praegu selles, et kas üks või teine süsteem eelistab biometaani, kas ta annab eelise biometaanile. Ja me tahame seda käia läbi, sest et kui me, siin on väide, et kasvuhoonegaaside heitkoguste põhine lähenemine eelistab biometaani, et kui see on nii, siis see on üks tugev argument selle poolt, aga kui see ei ole, siis sellise olemasoleva süsteemi laiendamine on halduskoormuse mõttes madalam. Et see ongi see valikoht, et praegu meil on see taastuvenergia protsendi põhine süsteem. Aga nüüd vastuseks küsimusele biomassi kasutamise kohta Eestis soojuse ja elektri tootmisel. Ideaalis see võiks olla nii, et ka väiksemad katlamajad toodavad soojust ja elektrit. Praktikas on see soojuse ja elektri koostootmine mõistlik, investeeringu maksumust õige muu mõttes on mõistlik suuremates linnades. Ja seal tekib see kitsaskoht tekib soojuskoormusest, et meil väiksemates linnades sellist nagu baaskoormust ei ole, et suveks kukub see praktiliselt nulli, see tarbimine, ja siis see tähendab, et see jaam seisab päris palju arvtunde aastas. Ja kui tal on see alginvesteering on madalam, et ongi näiteks biomassi katel lihtsalt, et siis selle võrra see kulu on väiksem. Et Eestis on suuremates linnades on Pärnu, Tallinn, Tartu, tõsi ka Paides on isegi koostootmisjaam. Et neid väiksemaid, me oleme kunagi analüüsinud, kas Võrru võiks teha, Elvasse, aga need numbrid ikkagi veel ei tule kokku, et suurematest linnadest ongi selline Narva veel jäänud, kus ei ole sellist tehniliselt on seal koostootmine, seal on see põlevkivi elektrijaam, loodan, et see vastas küsimusele, et seal ongi see küsimus on investeeringu maksumuse sellest, kui hästi see investeering tagasi toodab ja lõpuks peab tarbija ju ka kaugtarbija selle kinni maksma. Ja härra Tammel veel on ikkagi. Küsisid nii, et kas näiteks Tallinnas on kõik biomassi kasutavad sooja tootvad jaamad toodavad ka elektrit? Nüüd ma nii täpselt ei tea, ma tean, et Tallinnas on 3 koostootmisjaama, mis biomassi kasutavad, et tegelikult see on 2 tükki Väos ja üks siis Mustamäel taga siin natukene 2020-ndaid valmis, kui see on uus. Ja sealt tekibki see baaskoormuse küsimus, et nende 3-ga nad suudavadki sellise aasta lõikes enam-vähem hea arvu töötunde kätte saada elektri ja soojuse koostootmisel. Sest muidu, kui sa toodad elektrit, siis sa hakkad seda soojust jahutama ja kuskil ei ole panna. Ja sellepärast ongi minul teadalevalt Tallinnas juba ka vaadatakse täiendavate lahenduste poole, näiteks merevee kasutamine ja soojuspumpade abil. Et see ongi see kombinatsioon erinevatest lahendustest. Küsimus pigem on ka selles, kui ma seda enda mõttekäiku, kas kõik jaamad, mis toodavad elektrit, saavad ka soojust toota Tallinnas. See on küsimus, eks ole, tagurpidi, et ütleme, aga ja ma arvan, see on probleem. Aga küsimus, ma tulen selle juurde tagasi, härra Uiga, et nüüd ETS2 süsteem, see peaks täies mahus liikmesriikides rakenduma 1. jaanuar 2027. On nii, eks ole. Mootorikütusele vähemalt, ma ei tea, unetele on ta kuidagi, astmeliselt olid seal, eks ole. Nüüd Eesti positsioon on, et me taotleme selle leevendamist, ma ei tea, millisel moel, kuidas me seda siis kommunikeerinud oleme ja mis formaadis, nüüd mis ajal me eeldame see otsus, hüpoteetiliselt, kui sellele tekib kriitiline kvalifitseeritud häälteenamus taha, et see võiks realiseeruda. Et on meie taotlused olnud seal, millisel moel neid on, millist vastuvõttu nad on leidnud? Ma ei tea, Klaasus ka vastata või? Ja lähtuvalt siis Riigikogus kinnitatud Eesti positsioonist me oleme seda teemat aktiivselt tõstatanud, on peaminister siis ülemkogu raames, energeetika ja keskkonnaminister siis ka
ametliku keskkonnanõukogu raames ja nüüd oli viimasem, ütleme, detailsem arutelu mitteametliku keskkonnanõukogu raames, mis oli eelmisel nädalal. Ja seal, ütleme, selgelt on näha, et liikmesriikides on olemas üsna suur hulk liikmesriike, kes otsivad lahendust sellele, kuidas hinnamehhanismi, prognoosimatut hinnatõusu selles valdkonnas ära hoida, selleks, et me suudaksime selle turu selliselt tööle panna, et ei oleks hüppelisi hinnakõikumisi. Ja seal on väga erinevad lähenemised, kuidas seda nähakse, et seda oleks võimalik saavutada. Meie oleme oma sõnavõttudes ja ma ise siis ka seal mitteametliku keskkonnanõukogul lähtusin täpselt selles Riigikogus sõnastatud positsioonist ja ütlesime, et meie vaatame ikkagi, meil on mandaat laiemalt vaadata kuni ka siis selleni, et see süsteem tühistada või siis edasi lükata. Aga ütleme, et ma usun, et meil see pilt on vast selgem äkki 1-2 pärast, et kui palju siis liikmesriike, milliste lahenduste taha suurem osa liikmesriike koondub. See on väga esialgne, aga võib olla, et isegi enne suuri suvepuhkusi siis ministrite tasemel seda teemat täpsemalt arutatakse. Aga samal ajal me siis oleme ka siin planeerinud sõita Brüsselisse kohtumisi, ametlikke kohtumisi siis volinike kabinettides, komisjonis endas selleks, et neid lahendusi otsida. Ja ma täpsustan üle ja teie, siis kui te, ma saan aru, osalesite mitteametlikul keskkonnaministrite nõukogul, siis Eesti kõrge ametnikuna esindajana, eks ole. Teie väljendasite süsteemi ettepanekut siis, et ETS2 süsteem tervikuna tühistada. Nii hoonetele kui ka siis transpordikütusele. Just, ja selle juures, ma arvan, et taktikaliselt on kasulik hoida Eestit ka siis nende arutelude juures, mis laiemalt hinnamehhanisme arutavad, et kuidas seda volatiilset hinnakõikumist ära hoida. Nii et me igal juhul otsime lahendust. Meie mandaat selgelt on laiem, et vaatame, et mille taha siis see liikmesriikide enamik koondub. Aga igal juhul tasub meil olla siis nende arutelude juures, et võimalikult hea lahendus leida. Ja. Ma arvan, et see ongi nüüd eksemplaarne näide sellest, kus meie positsioon oli 2021. aastal valitsuse heaks kiidetuna erasektori koormusest mingit analüüsi ei olnud. Öeldi, see tuleb eraldi analüüsida, palju on see mõju transpordikütuste hinnatõusule 2021. aastal. Valitsuse positsioon oli, et me oleme kahtlevad oli see sõna, mida iganes see kirjanduslikus mõttes tähendab, kuidas ametnikud pidid seda mandaati, see oli kahtlevad. Kuid me tegelikult kvalifitseeritud häälteenamuse puhul hääletasime selle poolt. See oli 4 aastat tagasi. Nüüd me vaatame sellele otsa, eks ole, olukorras, kus me tervikuna ja oma ülevaadet elementide kaupa finantsmajanduslikust maksumusest ja halduskoormusest. Nüüd me vaatame sellele otsa ja leiame, et seda tuleks vähemasti edasi lükata, leevendada või eesmärgina tühistada, eks ole, elemendina. Kogu selle paketi puhul, ma arvan, ongi küsimus sellest, et ma näen või probleemi, ma näen, et me nagu seda protsessi enda huvistest lähtuvat, nii-öelda hoomamise mõttes ei juhi tervikuna. Ja nüüd ongi küsimus selles, et poliitika initsiatiivid tulenevad välja selliselt, et me ei saagi nii-öelda see tagasiside, et mis tasemel me ütleme, et meile see ei ole vastuvõetav mitte, on poliitika initsiatiiv komisjoni poolt, siis on poliitiline mandaat, siis on õigusakt ja nüüd tegelikult, kus me realiseerime oma tahet selles olukorras, kus aastaid tagasi on õigusakt vastu võetud. Nüüd me leiame tegelikult, et see meie huvidest lähtudes ei meeldi või ei sobi. Et see on nii-öelda äraspidine mehhanism. Et mis faasis me oleksime pidanud tegelikult seda reageerima, oleks ju kindlasti ratsionaalne see, et meil oleks, kui meil selgus, et see ei vasta meie huvidele ja samamoodi võib küsida, et aga sellest pakist praegu nendest Fit 55 lisanduvatest pakkidest, aga mis asjad meie huvidele veel ei vasta, millal me selle teadmiseni jõuame, eks ole. Sõda tuli vahepeale. Vabandust, kas loomulikult on sõda kõike muutnud, aga ma pean tunnistama, väga dramaatiliselt muutnud, aga mootorikütuste nii-öelda see hinnatõus, kas see igal juhul ei vasta meie huvidele?
mootorikütuse hind iseenesest on ju langenud, eraldi võetuna, kui me räägime lõpphinda. Aga selline järgselt tõus, ma arvan, et see ei vasta Euroopa konkurentsivõimedele, see vasta Eesti huvidele. Mis see põhjus on, proua Klaas? Miks me nüüd ütleme, et mootorikütust, ütleme ETS2 nii hoonetele kui transpordisektorile tuleks tühistada? Ja ma arvan, et see ETS2 on päris hea näide, mille pinnalt arutada. Ütleme, et Eesti ei ole ainuke riik, kes praegu näeb, et see mehhanism, mis selle ETS2 puhul siis püsti on pandud, et see selliselt praeguses keskkonnas ei tööta. Üldprintsiibis on see väga õige, et me fossiilkütuste kasutamisest sõltuvusest väljume, eks, et leiame seal alternatiivi asemele selleks, et neid muutusi seal transpordi valdkonnas siis esile kutsuda. See on printsiibis väga õige. Aga ongi, vahepeal on tulnud sõda, vahepeal oli energiakriis, mis tähendab tegelikult ju seda, et me kaitsekulud tõusevad, riigi kogu inimeste kulud, eks ole, on tõusnud ja antud kontekstis kui me vaatame ka seda, et kui palju suudab siis see heitkogustega kauplemise süsteem number 2, siis tegelikult inimesi sõiduautodest välja tuua ja panna ühistranspordi kasutama, siis see ei ole hind, vaid et need muutused on vaja teha mujal. Aga mis ma arvan on oluline nende Euroopa Liidu õigusaktide puhul on see, et seal oleks sees seesama ülevaatamisklausel. Et kui ikkagi olud muutuvad, ja me praegu näeme, et need olud muutuvad päris kiiresti, et oleks direktiivis sees võimalus neid tingimusi üle vaadata selliselt, et ta siis vastavate hetkel kehtivate oludega vastavusse viia. Ja teine on see, et ma jõuan ikkagi ringiga uuesti jälle tagasi kliimakindla majanduse seaduseni, et need arutelud, mis seal raames on tehtud, annavad meile ka aluse, et me oleme teadlikumad järgmise paketi läbirääkimise käigus, et 2040 üldeesmärk on küll komisjoni poolt välja käidud, aga see paketi, seadusandlik pakett tuleb välja 2026. Ja me peame endale kogu selle pildi nii hästi selgeks tegema, et osata seal valida ja seista siis enda vajaduste eest, et ma usun, et see protsess aitab sellele tunduvalt kaasa. Aitäh. Selge, siis ma arvan, et komisjonis me võtame selle esitatud informatsiooni teadmiseks. Üks palve ka, et kui saaks seda täpsemalt, siis seda ülevaadet, et kuhu need CO-koodi rahad on läinud ja võimalikult, võib-olla projektid või sealt lausa. Ja, kui see on, palume seda Kliimaministeeriumit siis seda edastada informatsiooni. Ja see, mis puudutab, siis me võtame teadmiseks selle, et esitatud kliimaseaduses siis on tegelik see siis finantsmajanduslik mõju kirjas ja ma loodan, et selles siis need vastused tulevad. Seletuskiri, mis 2024. aasta sügise seisuga avalikkuse ette laekus, seda informatiivset baasi ei sisaldanud, aga ma arvan, et siis on kõigil põnevust loota seda paremini, sest hetkel seda informatsiooni vähemalt selle materjali pinnalt, mis ministeeriumide poolt on esitatud, tervikkäsitlusena riigi käsutuses ei ole. Ja samamoodi, et kui me räägime ETS2 edasilükkamisest või tühistamisest, selle skolastika järgi see koormus asetub kuhugi mujale, mingile muule eluvaldkonnale, vähemalt üle-euroopalises vaates. Ja tegelikkuses samamoodi on küsimärgi all väga õigustatult, kui nii jooksvalt ja väga ratsionaalsetel argumentidel meil on ETS2 tühistamist taotlema. Küsimus on, aga kui enda huvidest hinnatuna, me tuleme nende käskude keeldudete, aga mis siia lauale üldse jääb sellisel juhul? Me peame oma ontoloogilise positsiooni siin, ma arvan, on probleem, et me pole senised ära määratlenud. Aga sellega ma lõpetan koosoleku ja tänan kõigile osalemast ja aitäh.